Sügaval Virginia osariigis on üks mahajäetud aadlimaja olnud unustuses juba üle 40 aasta. Selle väärika maja viimane elanik kadus salapäraselt. Kunagi oli see maja lugupeetud Sandersi perekonna kodu ning nägi pealt kogu nende elu. Eugene ja Angels, armastavad vanemad, kasvatasid selles hubases kodus oma 2 ilusat last. Eugene teenis algul armees, kuid muutis hiljem oma karjääriteed ning alustas kindlustusäriga, mis aja jooksul üsna edukaks osutus, võimaldades neil elada luksuslikku elu. Liitu meiega, kui paljastame selle mahajäetud elupaiga saladused ja heidame valgust sellele salapärasele hülgamisele. Tere tulemast tagasi kõigile Bros of Decay kanalile. Mina olen Leslie, täna kaamera taga nagu tavaliselt Danny. Tere! Aga täna alustame osa väga teistmoodi. Oleme sattunud kalmistu peale. Aga see asub selle elamu taga, mida me täna filmima hakkame ja mida ma dokumenteerin. Ainus kummaline asi selle kalmistu juures on see, et see ei kuulu inimestele, kes siin elasid. Kui te vaatate hauakivisid, siis need on ennekõike väga vanad. 1896, see on sinna kirjutatud. Mis nimi sinna kirjutatud oli? Gardlandi perekond. Kõik need hauakivid kuuluvad Gardlandi perekonnale. Seega mitte Sandersite perekonnast, kes elasid selles mõisas, mida me täna dokumenteerime. Neid vaadates arvan, et need võivad olla ajast, mil Sandersite perekond siin veel ei elanud. Aga ma ei ole selles kindel. See on minu jaoks kummaline küsimus. Miks need hauad siin on? Ja, kui sa pole seda juba märganud, siis see on väga vihmane päev. Jälle. See annab sellele kohale väga erilise õhkkonna. Me kõnnime nüüd läbi nende tagaaia maja poole. Ja minu jaoks on see üks erilisemaid maju, mida me Ameerika Ühendriikides filmime ja dokumenteerime. See koht on olnud maha jäetud umbes 42 aastat. Ja kõik, mis seal sees on vintage, vana ning pärit 50-ndatest, 60-ndatest ja 70-ndatest aastatest. Sandersi perekond, kes siin elas, oli kuninglik ja aadli perekond ja seda on näha nende majast. On möödunud juba mõnda aega sellest, kui nad siin olid. Ja selle aja jooksul on maja hakanud lagunema, kokku varisema. Ja see on täiesti luuderohuga üle kasvanud. Mulle meeldib selle koha välisilme. See on täiesti suurepärane. Vaata seda ees verandat siin, Danny. Vau, kas see pole mitte lihtsalt lummav? Vau, see, kuidas see laguneb nagu. Vaevu püsib seal üleval. Luuderohi kasvab üle kõige. Tänapäeval ei ole enam võimalik isegi esiukseni jõuda. Ja pean ütlema, et mulle meeldib see aed. Jaa, absoluutselt. See pole nagu ükski teine maja, mida me Ameerika Ühendriikides seni näinud oleme. Ilus koht. Siin on nii rahulik. See siin on aken. Kas sa suudad seda uskuda? Siin pole tõesti mitte midagi. See on maja. Sa ei näe maja. See on nagu koht Prantsusmaal. Nad teevad seda Prantsusmaal meelega, aga siin ei ole seda meelega tehtud. Seda pole lihtsalt kogu selle aja jooksul hooldatud. Siin medeleb isegi tuul. See oli osa aiamööblist. Jaa. Tõesti, luuderohi on selle täielikult mattunud ja sa ei saa seda enam üles tõsta. Loodus on mõnikord kummaline. Ta võtab tagasi, mis on tema oma, ega hooli sinu varast. Veel üks fakt selle koha kohta. Siin on elektriarvesti. Ja siin on ikka veel elekter sees pärast 42 aastat. Ma näen su nägu, Danny. Me saame läbi märjaks. Me saame siin õues läbi märjaks, jah, nii et me peaksime väga kiiresti sisse minema. Maja all on ka selline
panipaik, kus nad hoiavad oma aiatööriistu, muruniidukit ja kõike muud, mida aia hooldamiseks vaja läheb. Olgu, ilma pikema jututa, siin on maja tagakülg. Kahjuks ei saa me kauem väljas ringi vaadata, peame sisse minema, muidu sureb meie kaamera sõna otseses mõttes ära. Siin üleval on väike auk, kus saame sisse minna ja hoonesse siseneda. Nii, me jõudsime just Sandersite pere koju sisse. Ma olen väga ärevil, et saan teid täna siin ringi viia ja näidata, mis siia maha on jäänud. See on kaugelt kõige ajaloolisem maja, mida me Ameerika Ühendriikides filmime. Olge valmis ägedaks episoodiks. Praegu oleme nende verandal, kus nad istusid nii suvel, talvel kui ka igal aastaajal. Nad nautisid seda maja osa ja ümbritsevat loodust. Võib sõna otseses mõttes öelda, et loodus ümbritseb seda kohta, sest pärast kogu seda aega kasvab see juba ka seespool. Majja kasvav luuderohi. Luuderohi on tõesti selline taim, et kui sa selle istutad, pead seda ka hooldama. Muidu on see väga invasiivne ja võtab kogu maja kiiresti üle. Nagu näha, 42 aastaga on kogu maja üle võetud. Siin sellel diivanil istus Sandersite perekond. Eugene, Agnes, lapsed, kõik istusid siin koos ja nautisid seda ruumi. See on nagu tollest ajast pärit suhkrupakk. Nüüdseks on see muutunud väga-väga kõvaks. Vau. Kiiktool. Mis oleks Ameerika veranda ilma kiiktoolita? Oh. Ja isegi putukas. Seada, millega pritsida putukatele mürki. Armas tolmuime isegi siin nurgas. Elektroluks. Muidugi, Electrolux. Mida sa siis ootasid? See on väga kena mudel, ütleksin ma. Jaa, eriline stiil. Oh, ja siin jookseb isegi juhe üles. Mäed. Siin on tolmuimeja, juhtnupud. Sellele ei pidanud isegi kummarduma, et midagi muuta. Üsna luksuslik mudel, ütleksin. Nüüd on selge, mis uks see on. Oh, vaata seda. Neil oli siin isegi välitualett veranda peal. On selgelt näha, et inimesed, kes siin elasid, olid väga rikkad. Pärast seda, kui isa lõpetas sõjaväeteenistuse, oli Sandersite perel kindlustusfirma. Ta tahtis elus ikkagi midagi teha ja asutas Sanders Insurance Company. Ja siin on meil ka selline lamamispink, kus Agnes või keegi teine, kes soovis, sai pikali heita. Ja ma arvan, et see ala siin, need 2 astet, neid kasutati veranda lõpus taimede ja muu sellise eksponeerimiseks. See pidi imeline olema, kui siin kõik taimed õitsesid ja helendasid. Wow. Oleksin tahtnud seda maja näha selle hiilge ajal, enne kui see täiesti hüljati. Siis sa rääkisid hiljuti sellest, kuidas inimesed panevad oma pesumasina või kuivati kööki. Nüüd näed seda siin verandale panduna. See on minu jaoks ka väga kummaline. Miks sa paneksid oma... See on pesumasin maja verandal. No kuulge. See on lihtsalt hullumeelne. Ma ei saa sellest aru. Oh, veel üks väga huvitav asi. Old style, cola, büdo. Vau. Raha tagasi. Näed, tol ajal taaskasutati, aga enam seda ei tehta. Nüüd tehakse kõik plastikust. Aga koolapudelid ma ei saa aru, miks nad ei müü klaaspudeleid. See on palju parem keskkonnale. See on lihtsalt kallim teha, aga... Tänapäeval käib kõik raha ümber. See on lihtsalt rumal. Abandan selle pärast. Minust tuleb natuke vana mind tagasi. Mõned asjad, millega ilmselt Eugene tegeles. Siin näed laternat ja siis elektrimootorit ja muud sellist. Aga ma tunnen, et on aeg majja sisse minna ja vaadata, mis seal sees on. Vabandust, see elektrisüsteem siin tõmbas mu tähelepanu kõrvale. Ei taha enam töötada ega avaneda. Yes. Oh, see on vist asi, millega me ei taha jamada. See on väga vana. Olgu. Selle laskemoonakasti kohal. See laskemoonakast viib meid sisse. See on Eugene'i minevikust, kui ta oli sõjaväes, kui ta oli Ameerika Ühendriikide veteran. See viib meid majja sisse ja kööki. Sa võid selle mulle anda, Danny, ja ma näitan sulle ka sinu ronimisoskusi, kui sa majja sisse tuled. Võta, mu sõber. Me jõudsime just kööki. Ma olen täiesti aus. See on kogu maja kõige vähem meeldiv tuba.
see on natuke segamini, asju on igale poole laiali pandud, aga siin on siiski mõned huvitavad osad. Kõigepealt tahan ma teile seda külge näidata ja siin näeme, kui kaua see koht on hüljatud olnud. Nii et me püüame alati köögist leitud asjade põhjal välja selgitada, kui vana see koht on. Sest see on majaruum, mida kasutati kõige viimasena iga päev ning siinsete toiduainete aegumiskuupäevad aitavad seda dateerida. Ja siin on meil ravimipudel aastast 1980. Ja see on E.L. Sandersilt. Ja see on Eugene Sanders, selle perekonna poeg. Sest see oli Eugene Junior, meil oli ka Eugene Senior, kes oli selle perekonna isa. Sa näed seda aadli perekondade puhul sageli, nad panevad oma lastele enda järgi nime. Tõenäoliselt sellepärast, et nad lihtsalt meeldivad endale või midagi sellist. Ei, ma teen ainult nalja. Okei, ja siis meil on... vaata seda. Vau. Siin on kell, raadiokell. Ja aeg on peatunud kell 12 päeval ja kell 11.52 õhtul. Hämmastav. Krohv on maha kukkunud. Ja näete, et see maja on ehitatud tellistest, mis on Ameerika jaoks väga ebatavaline. Vabandust, kas ma võin teid parandada? See on ainult kamin. Sa arvad, see on ainult kamin? Jaa. Vaata lage. See on kõik puidust. Ja. Kas sa arvad? Sul on õigus, Danny, vabandan. Ma arvasin seda, ma läksin korraks väga elevile. Jah, maja oli tehtud tellistest ja sellepärast ma seda ütlesingi. Kõik kaminad on tehtud tellistest, sest kaminat ei saa puidust teha. Kõik on tehtud tellistest. Puidust. Vabandust. Siin on veel paar asja. Köögitehnika ja kõik muu on maha jäetud. Ja otse sinu kõrval on siiski köögis sees ka kuivati. Pliit, millel tädi Jess varem perele süüa tegi. Mulle meeldib see sihverplaat. Meil on baar, aga see kuulub. See paistab olevat mingisugune köögitaimer. Vau. Seal üleval on veel üks kellanägu. Peatus kell 3 õhtul, ei, hoopis kell 10 õhtul. Ja kõik taldrikud, tassid ja kõik muu on ka siia sisse jäänud. Ja veel üks asi, millest saab aru, et see maja on juba ammu hüljatud. Kogu laegrohv on põrandale kukkunud. See on kõik loomulik lagunemine, pole lõhutud ega vandaalitsejate poolt rikutud ega midagi sellist. Köögilaud koos retromööbliga, see on päris lahe. Jaa. Tuulid. Kindlasti 60-ndate, 70-ndate Ameerika. Vau. Okei, enne kui ma siin majas edasi juhatan, las ma näitan sulle kõigepealt midagi keldris. On väga ebatavaline, et lõunaosariikide majadel on keldrid, aga siin on trepp, mis viib sinna. Okei, läheme aeglaselt alla. Läheme sellest unustatud ruumi sisse. See on koht, kuhu paljud uurijad ei julge minna. Vaata seda. Vau. Kõik laguneb siin laiali. Ja sa näed, et kõik asjad siin on väga vanad. Kas tahad kõigepealt siia tulla, et ma saaksin sulle seda osa näidata? Vaata kõiki neid luuderohu juuri, mida me just üleval nägime. Me nägime lauda, mis oli luuderohu all. Ja need on kõik selle juured, mis on aastate jooksul keldrisse kasvanud. Kiikuv nukuvoodi pere tütre nukkudele. Ja siin näeme, et see on nagu kamina koht. Ja siin on järele jäänud korsten. Nii et siin oleks olnud korsten, mis läksid alla ja siin ees oleks olnud kamin. Nii et võib-olla mingil hetkel on neid ruume siin keldris kasutatud ja neil võis olla mingi otstarve. Võib-olla elas siin keegi, võib-olla magas siin keegi, me ei tea. See on lihtsalt oletus. Olge väga ettevaatlikud, sest see laguneb sõna otseses mõttes koost. Oh issand. Siin ukse peal ripub ka teemantjakk. Kellele see võis kuuluda? Tõenäoliselt Eugene'ilt. See on meesterahva jakk. See on ilus. Sajad, tuhanded purgid on siia keldrisse maha jäetud. Ka ilus õlilamp. Mind tahab alati elevile sellistes majaosades ringi vaadata, keldrites ja pööningutel.
Need on maja kohad, kus peitub kõige pikem ajalugu, kõige vanem ajalugu. Aga just sealt võib leida kõige huvitavamaid ja ainulaadsemaid asju, ütleksin ma. Näiteks see siin. Sa tead, mis see on, eks, Stanley? Sa paned selle oma voodi kõrvale ja kui sul on öösel vaja oma asja ajada, saad seda siin teha. see on nagu voodipott, aga ainult pissimiseks. tõesti? Jah, 100%. Ma tean seda kindlalt. Siia on ikka veel jäänud ühe pereliikme saapad. Tal oli umbes sama maitse nagu minul. Ja veel üks saabas seal all. Okei, vau, see kapp. See on täiesti laiali lagunenud. Praeguseks täiesti kadunud. Mis aastast see ajaleht on? Nüüd olen väga uudishimulik. 1937. Oh, issand, see on enne teise maailmasõja algust. See keldri osa siin ongi nii vana. Kogu sein laguneb lihtsalt ära. Sa näed, et seina taga on siiski mustast tellisest kiht. Muidugi ei saa sa keldrit teha. Sa pead keldri tegema puidust, muidu see läheks mädanema. see on tõsi. Oh, issand. Ole siin piirkonnas liikudes väga ettevaatlik. Oh, vau. Siin on üks kapp. Seal pole tegelikult midagi huvitavat. Kuid mind huvitab siiski. Jaa, ma nägin seda tuba. Oh, issand. Kõigepealt näen ma neid pudeleid siin maas seismas. Ja need on White House'i omad. Oh, see on majapidamise käes. Neid pudeleid on palju. Tekib küsimus, milline pere kasutaks nii palju äädikapudeleid. See on kummaline. Ole väga ettevaatlik. Mis selle nimi jälle oli? Ma tean seda nime hollandi keeles, aga kas sina tead seda nime? See asi. Ja. Sina, et põlde hirmutada. Et linde eemale peletada. Varespeletis. Varespeletis. Wow. Ja see on ilmselt väga vana, vaata, kuidas nad selle tegid. Ja see peegeldaks päikesevalgust ning nii hirmutaksid nad linde eemale. Ma arvan, et see on imeline, kuidas nad selle tegid. Ma pole kunagi varem näinud hernehirmutist maha jäetud maja sees. See on mul esimest korda. Mina ka. Oh, esimene kord Malamaa jaoks. Et sellepärast peamegi kogu maailma avastama, et uusi asju näha. Sest see on väga ameerikalik asi. Euroopas ei näe neid eriti tihti, ütleksin ma. Võib-olla Portugalis. Jaa. Aga Belgias ma neid üldse ei näe. Tavaliselt paneme CD-plaadid koos veeranddollarise mindiga lihtsalt puude otsa, sest CD peegeldab. Nii et mida me teeme? Meil on sellised seadmed, mis teevad teatud ajavahemiku järel nagu kahuripauke. Nad teevad kahuripaugu ja siis kõik varesed lendavad põllult minema. See on võib-olla natuke arenenum asi. Jaa. Ja siin toa nurgas on meil ka sadu purke reas. Kõik tühjad. Aga ma eeldan, et omal ajal täideti need mooside, mee ja kõige muuga, mida siin ümbruskonna põldudel valmistati. Wow. Kas ma võin seda asja nurgas näidata? Jaa, muidugi. Mis sul on? Siin peal on kirjas Pepsi Spirit. Kas see on ikka veel see loosung, mida nad praegu kasutavad? Ma ei usu. Ei. Mind huvitab ka see seade siin. Oh, see on väga raske, aga see on nagu tsentrifuug või press. Ma ei ole kindel, milleks seda kasutati. Ma ei tea täpselt, millist toitu või mida sellega tehti, aga kindlasti on see millegi pressimiseks, sest siitpoolt on näha, kuidas mingi vedeltoit välja voolab. Võib-olla viinamarjade jaoks, aga ma ei ole kindel. Palun andke teada, või keegi teab, milleks seda seadet kasutatakse. Ja see siin on kaminaväitse. Wow. See pidi kusagil maja ülemisel korrusel olema. Okei. Ma arvan, et me näitasime keldrit, aga ole ettevaatlik. Me peame sealt veel välja minema. Me ei taha sellest läbi kukkuda. Oh, veel üks asi, vabandust. Siin on jõulupuu alus. See oli varem majas sees. Väga vana. Olgu. Ma hakkan aeglaselt keldrist välja minema ja siis näitame teile maja ülemist korrust. Lähme sinna.
nüüd on aeg majas edasi liikuda. Järgmine tuba on söögituba, kus Änjas valmistas toidud ja serveeris need perele, mehele ja lastele pärast pikka töö- ja koolipäeva. Siin selles toas näete, et see laguneb sõna otseses mõttes koost. Mulle meeldib, kuidas värv laest või sinna pandud tapeet koorub. Täiesti imeline. Vau. Vaata seda. Siin all on kamiin. Ja väga ilus. Ma arvan, et see on valmist ja vaata seda. Sigler. Milline ilus masin. Vabandust selle pärast. Nii. Mulle meeldib, et ma panin selle peale kaardina, et seda mingil põhjusel varjata, aga ma ei tea, miks. Ilus vitriinkapp siinpool. Ja siis söögilaud toa keskel. Siin on endiselt kõik 4 taadrikuga kaetud. Poisile ja tüdrukule, kes siin elasid, külalistele ja tema abikaasale Eugene'ile. Vau. Mulle meeldib alati näha, kui laud on maha jäetud kohtades ikka veel kaetud. Enamasti, pean aus olema, tulevad siia fotograafid ja seavad selle ise üles. Aga mõnikord on see veel ajast, kui inimesed siin elasid. Mulle meeldib see iste siin nurgas. Väike iste, kus keegi võis suitsu teha. Selle vasakul küljel näed 1000 doosi. Vask 1000 doos, milles on isegi üks sigaret veel sees. Ma ei tea, kas see oli endiste omanike jaoks või mitte, aga seda on väga ilus niimoodi näha. Luuderohi, mis selle peale kasvab, aken selle taga ja lagunemine seal üleval. Ja siin on meil kellegi pilt. Normies. Võib-olla oli see Eugene Junior. Ja tundub, et ta on mingisuguses mereväes, vaadates tema vormiriietust. Vau. Mulle meeldib see. Siin on kena sahtel, selle peal on mõned ajakirjad. Bill Boatman and Company. Yahi Ajakiri. Ma arvan, et selle koha omanikule meeldis samuti põldudel ja metsades jahil käia. Samuti on siin kujutis ja ma arvan, et see on Hollandi maalegendidest või madalmaadest pärit. Seda näeb tuuleveski ja majade stiili järgi, aga üldiselt on see lihtsalt armas pilt. Mida me peame otsustama? Kas siin on millegi huvitavat? Tegelikult mitte, välja arvatud see armas maja, mida me siin näeme. Pane hobune kõrvale. Sa võid vaadata maja selle kujutise all siin. See meeldib mulle väga. Vau. Väga rahulik. Olgu. Läheme nüüd. Ja vaata seda. Siin vedeleb mõned nõelad. Vau. Anges sai väga vanaks ja elas siin kuni viimase inimeseni. Vabandust, ma ütlesin valesti. Eugene elas siin viimase inimesena. Eugene hoolitses Angese eest. Ja me usume, et Anges oli oma elu lõpus haige. Aga mis Eugene'iga juhtus, selles me pole kindlad. Me seisame praegu selle maja välisukse juures, kust kõik sisse astusid ja kus neid majja vastu võeti. Ja mida me siin paremal pool otse rippumas näeme, on aadellik kujutis, vapp, nagu seda nimetatakse. Sandersite perekonna oma. Vau. Seisame siin kohe ukse kõrval. Mulle meeldib see. Ja mind huvitas ka väga see mööblise, mis siin seisis. See selline nagu iste, pink esikus koos peegliga, kus sa said hommikul end vaadata ja näha, kas oled korralik. Ja siis allpool on sektsioon, kuhu ma usun, et tol ajal pandi mantlid, sallid või muud sellist. Aga nüüd on seal sees muud asjad. Lihtsalt mõned üldised asjad. Midagi eriti huvitavat ei ole. Mis see on? Mul pole aimugi. See näeb välja nagu pommi tagumine ots. Minu arvates näeb see välja nagu korsten. Jaa, võib-olla katuse tipust, ma ei tea. Kahtlen endas. Ja siis muidugi ka selles toas fantastiline mööbli ise. Midagi otse paleest või lossist, ütleksin ma, või suurest mõisast. Mulle tohutult meeldivad selle mööbli eseme polster ja puutöö.
ilus hese nende pattidega külgedel ja seal seisab kann, mis näeb välja nagu otse Portugalist. Või ei ole? ei, tegelikult mitte. Kus sa hoiaksid veini majas? ei, see on Ameerika oma. E-Downing tegeleb alkoholimüügiga. Nad hoiaksid siin sees alkoholi. Üldministeerium. Okei, siin on pudel alkoholi, aga kahjuks katki. Ja veel üks maal. Siin on suur loss kusagil maailmas. kas see on loss või on need tuuleveskid? hävinud tuuleveskid. Jah, ma pole kindel. Sa oled näinud, kuidas kahurid sellest välja ulatuvad. Näed? kahurid? Greek kahurid. Ja kui piraadilaev on taustal, siis ma arvaksin, et see on loss. Vau, okei. Nüüd on aeg siseneda eluruumi. Pere kogunes õhtuti kokku. Lihtsalt istuti maha ja räägiti päevast. Selles toas on ka ilusad mööbliesemed. Alustame sellest suurest diivanist, viktoriaanlikust diivanist siin, kaunilt polsterdatud. Mulle meeldib selle värv. Ja tegelikult on see pärast 42 aastat siin sees olemist ikka veel väga heas seisukorras. See on ilmselt juba väga vana. Vaata siia elutoa laua peale. Mina nad lihtsalt siia maha jätsid. See on tõesti imeline. Need näevad välja, nagu oleksid need džunglis tehtud. Kuskil Aafrikas, ma arvan, sest ma nägin seda pilti siin. Pildil on mõned Aafrika inimesed. Vau. Nad teevad seal mingit ehitustööd. Ära huvita. Võib-olla olid nad mingil missioonil. See on Eugene Jr. See on selle pere poeg. Ja siin näeme neid koos Eugene'iga, isaga ning siis tütar ja Eugene, kui ta ei noorem. Ja siin saate võrrelda kahte pilti. Väga huvitav. Selline nägi auto varem välja. Siin näete sama autot, mis seisab auto ees. Ja see on autost endast tehtud foto. Vau. Täiesti imeline. Neil on ka nende poolt maha jäetud kirjad. See on suunatud härra Eugene L. Sandersile. 1964 nad said selle kirja. Siin on veel paar asja. See on nende firmast, ma usun. See on samuti neile suunatud. Ja siin on veel üks kiri. Ja me arutasime ka seda. See on aastast 1961 ja on suunatud härra Jack Sandersile. Ja see on lahutuse kohta. Me ei tea, kes Jack on, aga ta võis samuti olla üks pereliikmetest, kes siin elasid. Aga see on meile endiselt ebaselge ja me ei suuda välja selgitada, mis selle inimesega juhtus. Või kus ta üldse on? Siin on ka väga kena nurk. Laud. Kokkukäiv laud. Nad võtsid papist kasti ja sidusid selle pildi selle külge mingil põhjusel. Siia on jäetud veelgi rohkem kirju. Tšekid aastast 1964 summas $23. $23, mille eest me kirjutaksime tšeki. Vau. Taimed siin taga. Ja meil on siin nurgas veel üks diivan. Ole ettevaatlik, Tänni. Ära komista viiga otsa. Vabandust. Pole hullu, mees. Pole hullu. Ma lihtsalt vaatan, et sinuga oleks kõik korras. Sahtel siin nurgas. See luude rohi, mis siin kasvab, on nii fantastiline. Ja siin on veel üks ravimipudel Eugene L. Sandersile aastast 1979. Ma usun, et see oli köhasiirup, aga ma ei ole kindel. 2 supilusikatäit iga 4 tunni järel. Vau. Mulle meeldib nende pudelite stiil. Samuti meeldivad mulle need taldrikud, mis siia maha on jäetud. Vau. Okei. Vaata seda jopet, mis meil siin on. Esmapilgul näeb see välja nagu sõjaväejope, aga kindlasti ei ole. Sa näed seda kohe, sellel on kõik need Ameerika kotkad peal. Kas see ei ole Ameerika Ühendriikide valitsuse oma? Kas see on Ameerika Ühendriikide valitsuse logo? ma usun küll. Jah, tundub küll nii. Vau. Olgu. Ja siis on meil sekretäri laud, mille peal on see dekoratiiv ja see väga kena. See on täiesti täis kirju, nagu näete. 1000 kirjad on siia maha jäetud. Tšekid, pangaväljavõtted ja kõik muu perega seonduv on täielikult sellesse tuppa maha jäetud.
kõik nende elujooksu kogutud dokumendid. kõik on jäetud looduse hoolde. Ja siin on ka üks väga kena tool. Ilus polsterdus. Mulle meeldib selle disain ja värvid, tõeliselt kena ese. Siis siin sees, nagu väike sahtel, seal sees on mõned asjad. See on selle piibu jaoks, mida nad suitsetamiseks kasutasid. Ja isegi kuul, haavlipadrun ja hiibüssid, millega nad loomade pihta tulistavad. Ja nüüd on aeg vaadata alumise korruse magamistuba. Ma usun nende asjade põhjal, mis ma sellest majast leidsin, et seda alumist korrust kasutati ainult viimasel ajal, umbes viimase 2 aastakümne jooksul. Aga ülemist korrust ei ole kasutatud alates 1960 aastast. Ja ma usun, et selle majapidamise viimane elanik magas siin sees. See on kõige tõenäolisemalt härra Eugene. Vaata seda tuba. Vood on endiselt üles tehtud. Padjad on ikka veel otsas. See on ka väga ilus voodiraam. Siin on näha. Siin paremal pool on pilt tõenäoliselt nende esivanematest. Keegi väga tähtis ja meeldejääv, kelle pildi nad tahtsid üles panna. Issand jumal. Täiesti hullumeelne ja see on sellepärast, et maja on puidust. Puude juured võivad siia sõna otseses mõttes sisse kasvada. Luuderohu juured. Keegi tegi ka selle toreda teki. Kõik need värvid seal peal. Selle polsterdatud tooli peal. Ja siin on meil tualettlaud. Aga isegi pardel on siia alles jäetud. Hari ja pardel on ikka veel seal sees. Härra Eugene'il on kammid. Seegi juuksenõel samuti. See on ilus juuksenäel. Vana mees hobuse seljas. Jumal õnnistagu meie kodu. Nii et need inimesed olid kindlasti usklikud. Aga kõigepealt arutasime, kas need inimesed olid, põhjus miks siin oli surnuaed, oli see, et need inimesed ei olnud usklikud, aga on selgelt näha, et nad olid usklikud. Nii et ma ei ole kindel, miks on inimesi maetud maja tagaaeda. Anges, tema pilt on ka siia jäetud. Mulle meeldib see pilt väga, see on tüüpiline ameerikalik foto, näed taustal Lowe'si, motelli, vanu autosid, vau. Täiesti laguunemas ja kokku varisemas. Kas sa oled seda näinud, Danny? See asi, siin on ka tolmuime ja issand. Ja see on siin sees nagu kaabelhoiul. Siin on huuver. Vau. Jah, see olekski nii, siis saaksid seda mööda maja ringi vedada. Olgu, las ma viin teid kohe üles korrusele, ma näitan teile maja kõige privaatsemaid osi. Väga põnev on näha neid ülemisi korruseid, mida neil pakkuda on. Vau, kohe jõuame siia ülemise korruse koridori. Siin on minu ees mõned huvitavad asjad. Piimakarja hindamine. Miks sa neid hindaksid? Aga see on Sandersi raamat, see mees, maja peremees. Vau. Siin üleval on paar nips asja, aga see siin tõmbab mu tähelepanu. Lincolni memoriaal Washingtonis DC-s. Mina ja Danny käisime seal eelmisel nädalal, nautisime seda väga ja nüüd vaatan seda postkaarti aastast 1940. Vau, see ongi see. Ja siis see siin on jälle Jack Sandersilt, sellelt mehelt, kelle kohta me ei tea, mida ta siin tegi. Vau. Ja kas sa tead, milleks seda kappi kasutati, Danny? Ei. Nii et ma seletan sulle või vähemalt proovin seletada, aga see on tegelikult relvakapp, kuhu relvi hoitakse. Siin allosas toetub relva põhi, ülemine osa on siin vastu. Kui trepist üles tulid, nägid kõiki oma relvi. Kas pole midagi ameerikalikumat kui see? Ja muidugi saad sellega siit lukku panna siia luku külge ja siis olid relvad seal sees turvaliselt välja arvatud juhul, kui klaasi katki lööd muidugi. Vaata seda magamistuba, mis meil siin ees on. Täiesti lagunenud, kõik on voodile kukkunud. Tapeetlaest on lihtsalt alla tulnud ja toetub
sellele imelisele lühtrile, mis sul seal laest ripub. Issand. ma just nägin midagi sinu taga siin. siin on ka õmblusmasin, vaatame, kas me saame selle veel lahti teha. Seal pole enam õmblusmasinad sees, see on päris kurb. See laguneb ka täiesti koost. Mis see on? Kas sul on mingi idee? ei. Mina ka mitte. Ma pole seda seadet varem näinud. Kahjuks me ei saa sellesse tuppa minna ega teile midagi näidata, aga siin on paar huvitavat asja. Näiteks see Puerto Rico väike vaip või matt, kuidas iganes seda nimetada. Puerto Rico võib olla koht, kus nad on puhkusel käinud. Siia on jäänud paar asja, USA muidugi ka. Selles majas elasid väga uhked ameeriklased. Läheme tagasi koridori. Oh, wow. Väga suur, pikk ja avar koridor. Aga kõigepealt läheme siia poole asuvasse magamistuppa. Ja see on väga huvitav magamistuba, mida näete juba siis, kui sisse astute. Voodi peal on meil seal asetatud hirvepea. Toppise hirvepea, mis ilmselt kunagi rippus kusagil seinal. Võib-olla on see hirvepea, mille Eugene kunagi ammu maha lasi. Mulle meeldib väga, kuidas see siin voodi peal välja on pandud. Ja kogu see luude rohi selle taga, mis kasvab toa sees. See on kõige rahulikum koht, mida me seni majas näinud oleme. Anna mulle kaamera, Danny. Ma näitan seda pilti siin seinal. Ma lausa jumaldan seda pilti. Vaata seda meest. Vau. Võta heaks. Ja siis seal öökapil on meil latern ja mulle meeldib selle ülaosa. Tundub, et seal on kotkas peal, aga ma ei ole selles 100% kindel. on küll. Oh, wow. See on ilus. Olgu. Need kaminad tunduvad olevat kunagi avatud olnud, aga nüüd on nende ette pandud kate ja ilmselt pandi siia ette ka väike kamin. Vanasti oli see avatud ja põles otse selles toas. Siin on sisse ehitatud kapp. Mulle meeldivad need kaared, mis siin üleval on. Väga tüüpiline sellele majale. Sa näed neid igal pool kogu majas. Ka siin on need kõik samasugused ja kõik on spetsiaalselt selle koha jaoks ehitatud. Olgu, nüüd jõuame teise magamistuppa. See on samuti väga huvitav. Kõigepealt paremal sinu kõrval, vasakul sealpool, Danny, on meil jälle see laskemoonakast, mis pärineb ajast, kui Eugene oli veel armees. Ta oli Ameerika Ühendriikide sõjaveteran, jälle sama kaarjas ukseava tagasi tulles. Sisse ehitatud kapiga, vöö ripub ikka veel seal. Vau, vaata seda tapeeti, mis meil siin on. Kas see pole mitte lihtsalt põnev? see on sama, mis toas. Jaa, ma ei pannud seda tähelegi, aga siin on 2 erinevat tapeeti. Kas eespool? see on ees vasakul pool. Nii et need 2 seina ja see tapeet ning need 2 seina siin. Oh, see on ilus. Oh ei, ainult see tapeet. Ülejäänud 3 seina on kõik selle tapeediga kaetud. Väga ilus. Siin on mingisugune tugitala. Näed, see on väga vana mudel. Vau. Ja kohe selle kõrval on meil haiglakorpuse kool. Ja see pilt on tehtud 1944 aastal Mereväe väljaõppekeskuses. Vau. Allpool on sekretäri laud, mis on taas täiesti täidetud kogu pere kirjadega. Mis meil siin on? Nii palju nende kirju on siia ikka veel alles jäänud. Mulle meeldib selle raamatu kaas. Hoia eemale, Joe. Tol ajal maksis see 25 senti. Vau. Ja seal nurgas on väike tualettlaud. Vaata seda. Ma vaatasin seda seadet enne,
aga ma ei ole üldse kindel, milleks seda kasutati. sa näed, et sellel on kõik küljed peal, põhja, lõuna, ida, lääs, aga minu meelest ei näe see üldse kompassi moodi välja. Ja see on elektriline, sest sellel on juhe küljes. Nii et jälle on tegemist seadmega, mille otstarves ma pole kindel. Kohe selle kõrval on meil need tolle ajastu kirjade pakid, mis on järele jäänud. Vaata siia, Marshall Eugene Sanders, see oli perepea. Need on kõik talle aja jooksul saadetud kirjad. Meil on siin isegi üks kiri, mis on täielikult kursiivkirjas kirjutatud. See ilus embleem üleval. Ma tahan minna linna, metsa. Ma ei ole tegelikult eriti hea lugemises. Kursiivkiri, nii et ma ei hakka proovima. Väga tore. Tool otse voodi ees. Tooli disain on imeline. Ja siis näete siin otse meie ees seda voodit. Ja tundub, et see vajub natuke ära. See on jah aja jooksul. Voodi on ikka veel üles tehtud, aga see vajub ära. All olevad lauad on lihtsalt aja jooksul katki läinud ja alla kukkunud. Mulle meeldib, et siin on ainult üks luuderõhuväänd. Jaa. Seal. Ilus. Ma pole kunagi midagi sellist varem näinud. Sa pead kindlasti minema Instagrami ja vaatama pilte, mille Danny selles majas tegi. Mina neid pilte ei teinud, ma ei võta au endale. Kõik tegi Danny, nii et vend, aitäh. Kõik minge neid pilte vaatama, need on ilmselt hämmastavad. Ma pole neid veel näinud. Kas sa tead, mis see on? Parfüüm. Ei, see on teleskoop. See on teleskoop. Sa saad selle kaudu vaadata. Kas sa näed seal laeva? Piraadilaev. Jah. See ei ole... Jaa, selle ajast teleskoop. Vau. Siin on isegi paar haavlipadrunit veel alles. Ja veel üks pudel köhasiirupit. Oh, mis? 1982. Oh jumal, maja kuupäev muutus just aastast 1980 aastaks 1982. Mis ütleb, et see on viimane kuupäev, mille ma siit seni leidnud olen. Oh jumal. Ja siis siin kohe selle kõrval on meil veel üks kiiktool. Polsterdatud kiiktool. Seal peal on mõned jakid. Vau. Ja siis leiame end tagasi teise korruse peamise koridori juures. Ja siin on veel paar huvitavat asja, millest ma tahan rääkida. Esiteks ja kõigepealt need uisud. Ja mind huvitab päris palju, et need siin on, sest Virginias ei lähe minu meelest nii külmaks. Nii et ma pole kindel, kas järved siin külmuvad, aga ilmselt siiski, kui siin majas uisud on. Ma tahaksin siin uisutada. Kas sa oled kunagi elus uisutanud? Ei. Tahad seda õppida? Ei. Ei, miks mitte? Sest ma ei taha jääkülma järve kukkuda. Ei, aitäh. Danny on sooja ilma mees. Jaa? Album, kuhu ilmselt joonistati. Ilus. Ja ma usun, Danny, et sa näed siin 2 korstnat külgedel. Ma arvan, et see võis olla maja enne ümberehitamist, aga võib-olla mitte. Ma vist eksin sellega. Oh, siin on kirjas NGOTON. Tõenäoliselt Washington. Nii et see maja võis olla Washingtonis. Fort Upright. Jah, see pole kindlasti siin. Vabandan. See pole kindlasti siin. Sokid uisutamiseks, kalastamiseks, golfimänguks ja jahiks. Kõik jäetud siia. Vau. Siin on veel paar asja. On aeg minna viimasesse magamistuppa. Jällegi juhime tähelepanu sellele kaarele seal üleval. Täpselt samasugune kogu selle ülemise korruse ulatuses. Aga nüüd jõuame kõige lagunenumasse tuppa. Oi, vabandust, eelmine tuba oli kõige lagunenum, aga ka väga huvitav tuba selles majas. Kogu voodi võib siin laest langenud rusuga täielikult täituda. Ja see, mida te siin voodi kõrval rippumas näete, on tegelikult kott, kuhu saab püssi sisse panna ja selle siis jahile kaasa võtta. Vau. Siin näete ühte tapeeti, millel on maja peal. Väga tore vaadata. Siis tuba ise. Seal taga on tualettlaud. Tõenäoliselt on see naiste tuba. Ole ettevaatlik, sa astud siin otse rusude peal. Kingapuu. Pane see oma
kinga sisse ja sea see õigesti paika. huvitavad asjad siin üleval. Jälle, siin on ka kamin. Kas see on pilt või joonistus? ma ei ole kindel. Ei, see on kindlasti joonistus. 2 meest kanuus koos oma koeraga. Sõuavad üle järve. Jälle üks kena kiiktool siin. Täiesti ameerikalik. Oleme neid nii palju näinud. Ja tõepoolest, Euroopas me neid üldse ei leia. Mõnikord väga harva leiame kiiktooli. Ja suurin teler, mida me seni majas näinud oleme, või tegelikult ainus. Wow. Ja ainult selle magamistoa sees. Seal on kirjas RCI Victor. Ilus. Siin sees on ikka veel mõned riided. Kapis ripub endiselt üks püksipaar. See on kindlasti midagi kalastamiseks või jahipidamiseks. Tõenäoliselt pärineb see omal ajal Eugeenilt. Noore neiu ja tema koeraga pildiraam. Mulle meeldib see väga. Ilus äse. Wow. Old letters. Ja siin on üks neist, veel üks neist tugedest, mida me just nägime. Kuhu sa need kinnitaksid? Ma arvan, et kuskile jala peale, niimoodi. Mul on väga paksud jalad, võib-olla hoopis käe peale. ma ei tea. Ma ei ole kindel. ma arvan, et see on mõeldud käsivarrele ja randmele, aga ma ei ole kindel. Ma arvan, et võib-olla nii, Danny. Ja siis sa paned selle kuidagi niimoodi ümber. Ära ütle mulle, et see on kulli hoidmiseks. Võib-olla jah, nii sa mõtled. Jaa, ma arvan. Ma ei ole kindel. Ära võta mind selle koha pealt sõnast kinni. Ja ära võta mind selle koha pealt sõnast kinni, aga sul võib õigus olla. Jah, tundub nii. Ja siis kinnitad selle siia niimoodi. Ja siis ümber oma pöidla. Ja siis kinnita see. Ja võib-olla on see kulli jaoks. Ja. Hea mõte. Hea mõte. Aitäh. See on ilmselt see teine osa hirvest, mida me just magamistoas nägime. Loomanahast vait lebab siin magamistoas. Olgu. See on viimane osa majast, mida peame teile näitama. Ja see on burning. See uks viib meid sinna ülesse. Las ma viin teid ülemistele korrustele ja vaatame, mis sinna on jäänud. Jah, siin me oleme burningul. Vaata, kogu lagi on paljastatud. Okei, ma arvan, et peame siin üleval natuke ettevaatlikud olema. Vaata otse sinu taga on riided rippumas, jahiriided. Need jakid, millega nad metsa läksid. Kas sa näed siit? Sellel on nimi peal. Roheline kaitse puhketekil. Ja siin on kirjas Sanders Jack M. M tähendab Marshallit. See oli ka üks nendest nimedest, mis olid selle pere lastel ja abikaasal. Ka saapad seisavad endiselt siin, valmis metsa minema. Ja veel paar loomavaipa levavad seal põrandal. Issand. Vaatame, mis me burningu sedel poolel on. See on ilus. Vaata siia, too nurka. Siin seisab orel. Ma lausa jumalan seda. Muidugi see ei hakka niimoodi mängima, sest orel ei mängi nii. Aga mulle meeldib, et kõik raamatud on siia peale laotud. Need peavad olema väga vanad raamatud, mis meil siin on. Ja näed seda siin? Kaanele või raamatu küljele on isegi nimi kirjutatud. Vabandust, ma olen natuke uudishimulik. See on seebitükk.
meil on siin põrandal kohver, sellest kukub välja kiri otse Robertilt. See oli kohver, millega nad mööda maailma reisisid. Ja siis loomulikult piraadikirst. Midagi, mida sa alati pööningutelt leiad, seisab siin. Kust see lipp pärit on? Mul pole absoluutselt aimugi. Siia on jäetud kast sigareid ja see on täiesti täis sadu, võib-olla isegi tuhandeid ajalehti, kirju ja dokumente siin sees. Oh, sapua. Olgu. Oh, mulle meeldib ka kirstu välimine osa. Kas oled seda näinud? Kas see pole mitte lihtsalt suurepärane? Olgu, jätame selle nii. Pööning on väga halvas seisukorras. Wow. Bro, küünlajalad. Ja isegi kiiktool siin pööningul. Ma vaatasin seda kotti siin, ma ei ole kindel, mis seal sees on. Nad hoidsid seal tapeeti. Need on Seabrooki seinakaunistused või seinakatted. See on endiselt originaalpakendis, nii et nad tellisid tol ajal tapeedirulli ja nad ei avanudki seda kunagi. See on siiani seal sees. Wow. See meeldib mulle väga. Vaata, see on originaal. See on pärit Memphise linnast. Memphis, Dallas, Miami, Charlotte, Jackson, Atlanta. Wow. Olgu, liigume nüüd teisele poole. Vaata kõike seda. Jõulukaunistused ja kõik muu on seal all. See on jõulutäht, mille nad panid maja ette. Valmistatud puidust, ilmselt täiesti ise tehtud. Kogu rusud kukkusid siia peale. Siia nurka on siin ka veel kaal alles. Ja see on kaal, millega saab kaaluda beebit või väikest lemmiklooma või midagi sellist. Kuni 30 naela. Olgu. Seal on ka mina Sims või Kämen alles. Ole sellest toast tõesti ettevaatlik. Lagi kukub sõna otseses mõttes alla. Milline koht jälle? Väljas on juba pime nagu näha. Ma arvan, et kell on juba 9 või midagi sellist. See oli viimane koht, mida me nüüd Virginias filmime. Homme hommikul on meil lend Atlantasse, Georgiasse, et lõpetada oma reis Ameerika Ühendriikides. Aga tulemas on veel mõned suurepärased episoodid, nii et ära muretse. Ma tahan teid kõiki väga tänada selle nädala video vaatamise eest. Kui sulle see meeldis, siis palun märgi video meeldivaks ja telli kanal, kui oled siin uus. Ma tahan näha rohkem selliseid avastusretki ja kirjuta mulle ka mõni tore kommentaar kommentaaridesse. Tervitused ka Tennile. Aitäh veel kord, et mind filmisid ja tema kanali link on taas kirjelduses olemas. Ja sellega ongi kõik. Aitäh teile väga. Näeme teiega järgmisel nädalal uuel eepilisel avastusretkel. Head aega, ma armastan teid.